This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has a clearer light as any to see the horizon and the far. Excuses were 2 for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a wreck. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today tere hommikust, käes on reede ja mul on nii hea meel, et sa oled tulnud uut videot vaatama. Trennis on käidud, meil on hea. Lähme nüüd käime kiiresti kodus pesemas ära, teeme kerge muki ja teeme ka tööpäeva kiiresti ära. Tegin täna nagu mega kiire pesu, sest ma tahaksin kiiresti tööle jõuda ja kuna homme meil on plaanid, kus ma tahan, et mul oleksid juuksed puhtad, siis ma ei tahtnud täna juukseid pesta ja mul lähevad juuksed nagu ülikiiresti mustaks. Ma ei tea, mida ma tegema pean, aga ma pesin alles eile juukseid ja ma peaksin põhimõtteliselt tegelikult juba täna uuesti pesema, kui ma kuivšampooni kasutaks. Ja siis ma kuulen, et keegi teine mingi, ma pesen mingi nädalas 2 korda juukseid. See on nagu mida hekk, et kuidas see võimalik on. Et mul ei ole minu mõnest nagu väiksest peale olnud nii, et ma saan puhaste juustega mingi nädal aega ringi chillida, nii et ma ei tea, kas see ongi siis minu mingisugune ting või ma saan seda muuta. Kui ma seda muuta saan, siis ma olen väga tänulik mingisuguste nippide eest. Mis, kes? No, tšau! Tšau! Kuda trenn oli? Mõnus. Kuna täna on reede ja reedeti meil on natukene lühem tööpäev, meil on 6,5 tundi, siis ma otsustasin, et ma käin täna hoopis hommikul trennis ära, sest et ma tahtsin teha ka mingisuguseid väikseid klihvikesi, mis ma teadsin, et on natukene selline rahulikum ilmselt ja ma saan seal rahulikult filmida, rahulikult trenni teha. Ma tegin täna kogu kehapäeva ja mul läks kokku, ma arvan, mingisugune 45-50 minutit koos soojendusega, mis ma alguses tegin ja käisin siis läbi suuremad põhilisemad lihasgrupid selle trenniga. Tegelikult tegingi endale septembri alguses väikse väljakutse ja nüüd ma olen käinud peale seda Eestist puhkuselt tagasi tulemist, kus nagu kõik oli nii lappes, siis ma olengi käinud ilusti nüüd 3 korda nädalas trennis. 1 nädal vist oli, kus jäi 2 trenni, sest et meil olid mingisugused toimetamised ja käimised. Ja olen proovinud siis teistel päevadel käia jalutamas. Aga kuna nüüd need ilmad natukene hakkavad nahka minema, siis eile oligi esimene päev, kus ma jalutamas ei käinud, vaid ma käisin, tegin trennis hoopis selle sama
masina peal, millel ma täna ka soojendust tegin. Ma teen tegelikult iga päev seal, mitte iga päev, aga igal trennil seal soojendust. Käisin, tegin seal masina peal siis 30 minutit ja see tundub nagu nii väga tõhus masin ja mulle hullult meeldib. Kui see Eesti puhkus lõppes, siis ma tegelikult tundsingi ennast nii halvasti. Sest et juuni alguses ma käisin mingi jooksmas, isegi kui ma Saksamaal olin, ma käisin jooksmas, ma nagu tundsin ennast ülihästi, ma nägin nagu heas vormis välja ja järsku 2 kuuga juhtus midagi. Ma ei tea, mis, kuidagi võtsin võib-olla vabamalt või liiga vabalt isegi ja võib-olla nii hullult trennis ei käinud, rohkem oli mingisuguseid käimisi, pluss augustikuu, kus me olime Eestis. Jäid nagu trennid vahele ja sõime ka suht seda, mida Jumal juhatas. See puhkus läbi sain, ma lihtsalt tundsin ennast nagu nii raskena, enesetunne oli raske, kuidagi oli halb. Ja siis ma septembri alguses otsustasingi, et okei, võtan ennast nüüd jälle kokku, jälgin natukene rohkem, mida ma söön, pööran tähelepanu sellele, et ma liiguksin, sest et töö juures ma päeva otsa põhimõtteliselt istun arvuti taga, et ma ei liigu ja kui väljas jalutamas ei käi, siis nagu ei olegi mingisugust muud liikumist, sellist aktiivsemat. Ja mis see nüüd siis on? 1,5 kuud põhimõtteliselt või? Ja ma näen juba päris suuri muutusi, kuigi ma ei teinud endast mingisuguseid pilte, mul ei ole kaalu, ma ei kaalunud iseennast, mõõta ma tahtsin ennast, see mõõduliit oli kuskil kadunud. Et mul ei ole otseselt nagu mingisuguseid fakte, et muutused on toimunud, aga samas ma näen peegelpildist, kuidas mu keskkoht läheb selliseks ilusamaks, tekki läheb vähemaks, puuti tuleb rohkem välja, jalad on läinud palju paremasse vormi, mille järgi mina kõige rohkem tegelikult üldse mõõdan. Jätame välja kõik need mingisugused kaalud, mõõdud, mis iganes. Sest et meil on ülilihtne jääda mingisugustesse numbritesse kinni ja lasta siis ennast mingisugusel kaalunumbril, mis on nagu täiesti tobe. Me laseme mingisugusel kaalunumbril ennast mõjutada. Olenemata sellest, et tegelikult sinu enesetunne enne sinna kaalule minemist on mega hea. Sa lähed sinna kaalule ja sa näed, et võib-olla mingisuguseid muutusid seal kaalus ei ole toimunud või hoopis kaalu on juurde tulnud, aga samas tunned ennast paremini. Sa näed peeglist, sa vaatad, sa nagu igatepidi nagu tunned ennast paremini ja siis sa lihtsalt kassid ära selle mingisuguse numbri pärast, et tegelikult ma ei tea, kuidas sinul on, aga kuna mina olen väga lihtsasti mõjutatav igasugustest sellistest asjadest, siis see on ka põhjus, miks ma endale tegelikult uuesti kaalu osta ei taha. Ma tegelikult isegi plaanisin, kui me siin shoppamas käisime, ma vaatasin kaalu, aga ma lihtsalt olin nagu no. Ma lihtsalt täiega armastan seda põsepuna ja see lõhnab nii hästi, see on nagu nii tahevälik, ma alati naudin, kui ma seda peale panen, ma mingi nuusutan seda ja tegelikult mul on täpselt samamoodi ka toitumisega, et mul on nii mitu korda olnud see aasta see tunne, kus ma olen nagu ei, ma hakkan jälle kaloreid lugema. Ma olen kunagi siis kaloreid lugenud, kuna see mind kunagi päris palju aitas, ma langetasin sellega mõnusalt kehakaalu, ma olin väga heas vormis, aga kuna ma olen ise teadlikku toitumist õppinud, ma olen ka toitumise treener, personaaltreener, siis tegelikult minu jaoks on oluline see, et see, mida me teeme, kuidas me neid tulemusi saavutame, et me teeksime seda viisil, mis on püsiv, mis on jääv ja keegi ei loe kaloreid eluaeg mingisuguseks perioodiks. Ülihea tööriist, aga kas sa jääksid seda elu lõpuni tegema? Ei. See on väga hea, kui sa soovid enda teadlikkust toidust tõsta üleüldiselt, et kui palju midagi üldse mingisuguseid kaloreid sisaldab, sest et tänu sellele see andis mulle ikkagi väga hea baasi, et tänu sellele ma täna tean, mida ja kui palju ma umbes süüa võin, kuigi ma enam otseselt mingisuguste äppi ei kasuta kalorite lugemiseks ega mitte midagi, aga üleüldiselt olen mina täielikult teadliku toitumise pooldaja. Ma natukene tukka välja. Ja siis I am ready to rock. Oda viimane asi veel. Ripsmed, ka meil me ripsmetest selle kinnitus selle ka ära. Muidu ripsmed on nii valged välja. No nii. And we are ready. By my side, if you're in, meet me here tonight. Be brave and come along, I'll be your right.
tegelikult vahepeal juba 11.04 saanud ja täiega fun fact on see, et ma kogu aeg vaatan kella oma sünnipäeval. See on reaalselt nagu, ma ei tea, mina nimetan seda enda jaoks mingisuguseks õnnenumbriks, sest et nagu reaalselt, what are the odds, et kogu aeg, eelmine nädal oli iga päev, ma vaatasin kella, välja arvatud nädalavahetus. Nädala sees iga päev ma vaatasin kella, kui oli minu sünnipäev 11.04, nagu what are the odds. On kõht mega tühi, sest et ma ei ole ju täna veel mitte midagi söönud. Tavaliselt ma söön hommikusööki mingisugune 9 ajal ja täna on kell juba 11 läbi nagu päris palju on ju. Et ühesõnaga ma teengi praegu endale kiiresti hommikusöögi, söön ja lähen teen tööd edasi. Evenings on the trail, catch a morning flight. Enjoying dinner until midnight. On bed by night. X23 ja nagu niuhti, tööpäev ongi läbi. Ma lihtsalt armastan neid reedeseid päevi. Tihtipeale ma olen natukene pikemalt ikkagi, teen mingisugused 8 tundi või rohkem, aga ma täiega naudin neid päevi, kus ma ei pea näiteks kauem olema ja saan varem koju ära minna, või jälle õigeaegselt siis koju ära minna. Mul on kõht nagu räigelt tühi. Kell on 3:30. Ma ei ole veel lõunasööki söönud, hommikusöök oli ju mingisugune 11 aeg on ju. Tavaliselt ma sööngi lõunat mingisugune kella 1 ajal. Aga täna ma mõtlesin, et okei, et ma ei hakka seda pooletunnist pausi nagu siia tööpäevale ja vahele tegema, muidu ma oleks pool tundi hiljem ära saanud. Aga ma tahtsin lihtsalt kiiresti koju saada ja lihtsalt seda reedeõhtut nautida nagu. See nädal läks nagu kuidagi mega kiirelt ja nagu nii lihtsalt, et mõni nädal tuleb nagu, läheb nagu nii vaevaliselt ja nagu venib ja kuidagi raske on ja nii edasi. Aga see nädal ma tunnen, et ma olen nagu mingi jõhkralt produktiivne olnud, jõhkralt tööd minna teinud, mudeleid printinud, nii paljusid raviplaane teinud, kujundanud, inimestele ilusaid naeratusi loonud ja vot see on asi, mida ma nagu naudin oma töö juures kõige rohkem, kui sa saad mingisugusele inimesele luua väga ilusa naeratuse, eriti kui see algne seis on natukene nagu päris kohutav ja see on lihtsalt nagu parim tunne, kui sa näed, et see on nagu see inimene saab lihtsalt nii ilusa tulemuse. Ma nii armastan seda. Ja ka mul on ju praegu kaperavi käimas. Endale ma tegin täpselt samamoodi selle raviplaani ise. Kõik kaped ma ju valmistan ise on ju, et väga äge on ka nagu ise enda peal seda katsetada. Et lihtsalt nii äge. Mul on, ma arvan, mingisugune 3 kuud maksimaalselt äkki veel jäänud, kui ma jään selle tulemusega rahule. Teinekord võib olla nii, et hambad on suhteliselt jonnakad ja ma tean, et mul teised hambad, ehk siis esihammaste kõrval olevad hambad on päris jonnakad. Ma näen seda juba praegu ja võib juhtuda, et ma ei saa neid nii kiiresti sinna paika, kuhu ma neid saada tahan, et siis tulevad sinna mõned sellised viimistelü kaped lisaks ja siis natukene venib see ravi ka. Tilanne jatkuu tie 1 eli Turun väylä Vihti. Lihtsalt iga kord nii ehmatan. Meil on Soomes niimoodi, et olgugi, et ma ei kuula siin mingisugust raadiot ega mitte midagi, siis kui kuskil tee peal on mingisugune õnnetus või mis iganes, siis raadiost nagu see tuleb, ükskõik kas sa kuulad muusikat, sa ei kuula mitte midagi, mina tavaliselt ei kuula väga mitte midagi, muusikat, mõni tööpäeva lõppane muusikat, aga üleüldiselt ma sõidan vaikuses ja siis kui kas keset muusikat või praegu vaikuses lihtsalt hakkab see asi lõugama või see teavitus tuleb, et kuskil on mingi õnnetus või ummik või mida iganes, see on lihtsalt nagu nii ehmatav ja ma alati saan mingi südari. Aga nüüd on nii, et ma tellisin Wolti, õigemini see oli Rolandi mõte täna voltida,
sest et meil ei ole praegu kodus mitte midagi süüa, meil on mõlemal kõhud täiega tühjad ja eile õhtul täpselt samamoodi, kuna ma panin siis oma eelmist vlogi kokku ja ma käisin seal õhtul veel, tegin trenni ja nii edasi, siis ma ei jaksanud eile süüa teha ja ise ma oleksin täna võtnud, või ma võtsingi külmutatud pelmeenid kaasa, ma oleksin neid pelmeene lasknud endale soojaks. Eesti poest ostsin mingisugused FitLapi kanalihaga pelmeenid, mingid ülihead ja kalorisõbralikud, et ma oleks neid teinud muidu. Aga võtsime Noodle Store'ist nuudleid ja nüüd lähmegi, sõidame kiiresti koju, et süüa saada. Nälg on majas ja kui naine on näljane, siis see on nagu väga halb, eriti minu puhul. Ma olen nagu hungry lihtsalt, ma olen täielikult hungry. No mitte praegu õnneks, aga üleüldiselt nagu eriti, kui me oleme kuskil sõidus, teeme mingisugust tegevust ja mul järsku nagu see tühi kõht kikib sisse, siis see on nagu fucking hell nagu reaalselt. Aga okei, ma olen siia liiga kauaks jäppima jäänud, nagu lähme koju sööma ja siis ma ei tea, mis me täna õhtul veel teeme, aga lihtsalt naudime seda reedõhtut. Kõht on nii tühi. Aha, kus on kinnipakid? Yummy. What's really going on with the new Drift Games HQ? We've heard a lot of rumors and a lot of speculation about all of these things. So in this video, what a season. It has to be the most emotional 6 months of our lives in terms of ups and downs, highs and lows. We never realized it would get this far. I'm going to be honest with you guys. Sitting here. Tead seda tunnet, kui kodu on just korda saanud, kõik on nagu nii ilus, puhas, värske lõhn, küünlad põlevad, täiega nagu siuke mõnna ja cozy olemine, nagu siin sügisel on ju, õues vihma sajab natukene ja sa lihtsalt lõpuks istud siia diivanile maha. See on lihtsalt nagu nii hea tunne. Mis me nüüd siin siis vahepeal teinud oleme? Vaatasimegi YouTube'ist mingisuguseid oma sarju, mis me sealt vaatame. Sõime, niisama lihtsalt olime, Roland natukene pikutas, mina mõtlesin, et okei, ajan jalad tagumiku alt välja ja koristan natukene, sest et nii kui sa üks päev oled natukene laisk köögi suhtes, siis näiteks kas või puhaste nõude masinast äravõtmise suhtes ja uute mustade nõude masinasse panemise suhtes, siis kogu köök, eriti kui meil on selline pisikene köök, eriti kui meil on kööktuba, siis kogu köök ja seal hulgas siis ka kogu kodu näeb nagu täielik katastroof välja. Ma mainin ära, et siin elab 2 inimest ainult, aga nii kui sa selle ühe päeva lased natukene lõdvemaks, oled natukene laisk selle koha pealt, siis see on nagu täiesti lihtsalt nagu mis siin toimub, nagu kes siin elab nagu reaalselt. Ma ei tea, kas ma olen ainukene, aga ma reaalselt nagu lihtsalt ei suuda iga päev seda teha. Eile mul oligi reaalselt, ma tegin oma videot ja mul oli nendest asjadest täiesti suva, sest et iga päev minu kodu ei näe välja nagu mingisugune Pinteresti pildi pealt, eks ole. Roland läks poodi, tegelikult ta peaks isegi kohe tagasi jõudma, sest et me kasutame ühte sama seda K-Marketi kaarti ja mulle juba tšekk tuli, nii et ta peaks iga hetk jõudma, aga ta läks tooma siis Coca-Colat, mingisuguseid marju, mingisuguseid mõnusaid snäkke ja mõtlesime, et teeme siis täna ühe sellise mõnusa, cozy, sügisese, mingisuguse filmiõhtu või sarjaõhtu, ma täpselt ei teagi, mida me vaatama hakkame, aga teeme endale sellise mõnusa olemise, istume, kaisutame, lihtsalt oleme ja lihtsalt naudime seda reedõhtut.
ma olen täna passenger princess. Passenger. Oh, tšau! Meil on käes laupäev ja täna meil on selline plaan, et lähme käime 2 erineval pumpkin patchil. Nimelt, mina enne seda aastat ei teadnud absoluutselt mitte midagi mingisugustest pumpkin patchidest. Ma polnud absoluutselt midagi kuulnudki. Sellest võib tegelikult juba aru saada ka läbi eelmise vlogi, sest et ma ei ole kunagi olnud mingisugune sügise inimene, ma ei ole kunagi olnud mingi kõrvitsate inimene, aga nagu ma ütlesin, siis see aasta ma natukene tahan nagu romantiseerida seda sügise vaibi, kõiki värki-särki ja ma ütlen, sellega läheb väga-väga hästi, sest et mul ei ole kunagi olnud sügisel nii head enesetunnet, kui mul praegu on. Ja nagu see, mis toimub õues, kui palju värve, nii palju kollaseid puid, oranžid värvid, punased värvid, roheline, puudel on veel lehed küljes, ma ei tea, kas varasematel aastatel ka on nagu puudel nii palju lehti veel oktoobri keskel peal olnud või küljes olnud. Ma ei mäleta absoluutselt seda ja ma ei mäleta ka ükski aasta, et oleks nagu nii ilus olnud. Aga nüüd, kui ma nagu reaalselt teadlikult pööran sellele kõigele tähelepanu, vaatan enda ümber, pluss me ju käime vahepeal mingisuguseid droonišotte püüdmas, käime pildistamas ja nii edasi, et siis kuidagi see aasta ma nagu eriti märkan, et nagu vau, kui ilus. Ja nüüd ka me sõidame esiteks praegu Tuusulasse, kus asub siis esimene pumpkin patchi koht. Ma ei tea, kui hullult nagu mingisugune pumpkin patchi koht on, pigem see nagu sugune rancho või talv või midagi siukest. Seal on, ma olen Insta-piltide pealt näinud, et seal on nagu kõrvitsad välja pandud, aga tegelikult seal on mingisugune pisikene käsitööpood veel. Et ma täpselt ei tea, mida need kohad endast kujutavad. Teine koht asub Salos, kuhu me siis põhimõtteliselt sõidame mingisugune tund 15 midagi siukest, ehk siis see asub kaugemal, üle 100 kilomeetri natukene. Seal me teame, et on õhtul nagu mega cool vibe. Noh, see on kõik piltide pealt, et me ei ole ju koha peal käinud seal. Me ei tea, mis seal meid ees ootab ja üleüldse pole ju kunagi käinud. Ma olen täiega elevil, ma täiega ootan ja praegu Roland just tangibki ja me oleme kohe varsti jõudmas siia Tuusulasse ja lähme siis vaatame, mis meid seal ees ootab. Coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on the sides. So I'll throw Siin olidki need. Vaata, siin on heinapallidest tehtud kindlus. Jaa, aga vaata, heinaparkid on päris vett. Siin on nagu liikleja, et see on nagu nii epiik. Selle traktori juurest on pilti. Oh my god. Siin on ikka mõnd. Vau, nagu see on kõik on kõrvitsaid täis. No nii, meil on esimeses kohas käidud ja see oli nagu mega äge, mega nunnu
ja see oli üldse palju suurem, kui ma tegelikult arvasin ja kuuridesse olidki tehtud nii-öelda siuksed väiksed poekesed, kus siis nad müüsid oma käsitöökaupa ja see oli mega armas, mega nunnu ja seal oli palju rohkem inimesi, kui ma arvasin. Aga nüüd me oleme jõudnud siia teise kohta ja see on nagu veel suurem ja siin on nagu tohutult palju inimesi, et nagu seda ma ei arvanud, aga tundub lihtsalt nagu halleluja kui crazy. Siit saab pahvleid. Vaatame siia. Need kummitused on ikka mingid mega nunnud. Kui ma selle eelmise koha kohta arvasin, et ta oli palju suurem, kui ma arvasin, siis see on nagu ikka mega suur ja siin on nagu ikka mega palju inimesi. Kõik tahavad pilte teha ja nii edasi ja see on lihtsalt nagu nii ilus. Wow, siit läheb veel mingisugune rada. Vaata seda vaadet siit nagu. Wow, seal on mingi loss veel. Mega kõva ikka. Ja taaskord siin on väike siukene turukene, saad osta arbuusi, väikseid kõrvitsaid, erinevad sorti kõrvitsaid. Sul on mokka ajal, jah? Ma pean midagi märjaks tegema. Sa võid ise märjaks või? Kas sa võtaks sellepärast mokka lõhki või mille pärast? Ei valus on, et pole on. Tee märjaks see keelega. Keegi vaatab ka meid või? Tegelikult sul on... Ma tegin su katki. Oh my god! Jaa. Me hakkasime siin kaarekese all pilti tegema ja läksime seal kaare alt läbi niimoodi, et Roland ka kummardas ja mina olin täpselt siin pool ja ma sain normaalselt selle kuradi jullaga näkku. Nii et katki on, nii et ma tunnen lihtsalt, et kõik on nagu paks. Ma tean, paks. See hakkab räigelt valutama. Meiks ei saa väga palju tupsutada. No niikuinii jäävad jooned peale. Okei, tupsuta siis. Siit on näha seda joont natukene, aga noh, õhtul võib kohe näita. Äkki siit poolt. Sul on meik nagu noh, selles mõttes meik jookseb nagu maha, vaata. Sul on triibud sees. Kas kui ma tupsutan, siis läheb ära või? Ilusaks või? Ma ei tea. Näita. Aga lähebki ju. Ma oskan meikida, näed. Noh, nüüd on Tim Fiks. Niivõrd Fiks võttusega. No näed, mis kõik juhtub, kui tahad pilti saada. Aga sa ei saanud pilti. Pilti ka ei saanud. Oh my god, nüüd mul on nägu katki. Näitan, kuidas sul on. Jaa, okei, tere paista jah. Siit läheb niimoodi. Saad nagu lõu, ma saan. Me just tahtsime teed jooma või glögi jooma minna ja... Sa teedki see pumpkini endal näkku panema. Kuule, see on nagu täielikult problem solv. Kõrvits pähe ja kärab küll. Siin on isegi jäljed järgi veel. Huulepulk on reaalselt siin peal. Mis tunne on? Kurb. Natuke hooletu ja... Siin on selline menüü näiteks. Sa saad konkreetselt vaadata. Mida sa osta tahad?
mega äge üritus ikka, nagu nii äge ja kindlasti tuleme järgnevatel aastatel ka. Ja me ostsime kaasa 2 väikest pumpkinit, õigemini minul on väike pumpkin, Rolandil on täiesti perfektne siuke keskmise suurusega pumpkin. Ja nüüd järgmises vlogis me hakkamegi tegema nendele nägusid peale, graveerime ja nagu mega cool. Täiega siukene Halloweeni vibes. Mega äge ikka. Meidän on vaikea ohittaa itse. Shit, taas kord mul üks kohvi ümber. Kõik on koos. Üldse ei ole naljakas. See oli üldse naljakas, ma tahtsin alustada just vlogiga ja nüüd siis selline algus. No tere, ilus hommik, ma juba jõudsin kohvi ümber ajada. Just täpselt enne seda, kui ma tahtsin tegelikult selle vlogi alguse teha, mõtlesin, et istun rahulikult mõnusalt diivani peale pleidu sisse maha, joon rahulikult hommikukohvi ja siis lähen edasi oma päevatoimetustega, aga noh, nagu ikka, ma juba jõudsin, on ju. Kell on tegelikult juba väga palju, ma ärkasin mingisugune natukene 11 läbi, ma olin täna hommikul nagu mega väsinud, ma ei tea, lihtsalt ei jaksanud ärgata. Tegelikult meil oli pesuaeg kella 8, Roland läks siis 9 lõpuks 5 pesu pesema ja nüüd ta ongi kõik meie pesu selle 3 tunniga suutnud ära pesta, mis siin nädala aega kogunenud on. Nii et väga tubli ja väga suur aitäh. Eile oli mega tore, need olid nagu nii ägedad kohad, kus me käisime. See viimane koht oli nagu mingi epikult suur, seal oli reaalselt, ma arvan, mingi 1000 inimest või rohkem veel, sest et inimesi lihtsalt tuli, sama palju inimesi läks, kogu aeg nagu väga suur nagu inimeste vool oli. No põhimõtteliselt terve see linn oli autosid täis, nagu parkide polnud mitte kuskile, me parkisime ka mingisugune suht kilomeetrik eemale. Jumal tänatud, et me üldse kuskile koha saime, sest et nagu reaalselt kõik oli täis. Seal olid liiklusreguleerijad, see oli nagu full mingisugune sündmus, aga see oli lihtsalt nagu täiesti tasuta. Meie justkui pileti hinnaks oli siis see, et me ostsime eile 2 kõrvitsat kaasa ja me oleme täiega rahul sellega, sest et nüüd mõtlesimegi, et teeme ise nendele kõrvitsatele näod pähe ja loome sellist Halloweeni vibe'i ka juba koju, aga seda hakkame siis tegema järgmises vlogis. Vaatasime netist selle sama sündmuse varasemaid pilte ka ja 2021 olid pildid, kus oli nagu hästi väike, seal oli põhimõtteliselt 3 mingisugust kõrvitsast tehtud mingisugust asja, üks ja sama torn on ju. Siis oli see väike turukese osa ja midagi oli veel põhimõtteliselt nagu täiesti väike ja täna on see nagu nii massive ja see on nagu Soome põhimõtteliselt kõige kuulsam, kõige sellisem suurem pumpkin patchi värk ja see salo ongi siis eriti sellisel Halloweeni ajal ja oktoobris siis nagu väga populaarne koht, kus käiakse. Ja ega ta väga pikalt ei olegi, minu meelest oligi see nädalavahetus, nüüd järgmine nädalavahetus ja siis juba teisipäeval tegelikult saab ta läbi, et ega teda väga pikalt ei ole, kas need kõrvitsad vaata, kui need on seal lahti lõigatud ja need asjad, eks need väga pikalt ei kesta ka. Aga nüüd siis hakkame tegema hommikusööki, ostsin eile poest röstsaia või sepikut ja mõtlesin, et ma teengi siis French toast'e, panen sinna peale kohupiima, praen õunatükikesed mee ja kaneeliga ära ja teen sellised mõnusad sügisesed French toast'i saiad meile siia hommikusse.
taste testing. Nii ma proovin võtta nii, et ma võtan kõike kogu piimalõuna. Minu meelest on mega hea. Nagu mega hea ja kindlasti ma plaanin nüüd nädala sees, kuni meil seda saia on, plaanin seda hommikul endale veel teha töö juures. Delicious. Ja hästi minu meelest maitsebki nagu sügise moodi see õun ja kaneel ja kõik need sobivad nagu nii hästi kokku, et nagu nii hea. Kell on natukene 3 läbi ja ma tulin õue oma tänasele jalutusringile. Eesmärk on teha mingisugune 40-50 minutit. See peakski tulema mingisugune 4,5 kilti või nii. Panin selle MapMyRun'i ka tööle, nii et pärast siis näeme, kui palju tuli. Kuna täna lihtsalt on ilm nii ilus, päike jälle paistab, siis ma kasutan täiega seda võimalust ära, et võimalikult palju aega looduses veeta, jalutada, värsket õhku hingata. Ega trennid on ka tegelikult selleks nädalaks tehtud, et ongi selline jalutamise päev tegelikult. Ja hommikul ärgates mu keha ka lihtsalt puht füüsiliselt valutas. Mu reie tagumised osad on lihtsalt nagu niitegi kanged ja valusad. Ma olen päris korralikult trennis seda elliptikali masinat ka sõudnud, nii et ilmselt sellest see on, et tulebki teha üks mõnus taastav, lõõgastav jalutuskäik looduses. Nagu haige, mis värvid, haige kui ilus, nagu vaata lihtsalt. Vau, sügis on nagu lihtsalt imeline. Tšau! Hästi! Mul on jäänud mingi 18 minti. Kas nädal on külm ka või? No kõndides on ikka päris soe, kindaid ei ole vaja ja pala on mütsiga, nagu tahaks ära võtta, aga noh. On kollased prillid või? Jaa. Ma panin see prillid rotti. Jaa. Ei ole? On sinu. Nii suured su pead või? Noh? Miks? Sest et ma enne proovisin enda prilla, aga ma ei tahtnud enda prilla, need on liiga tumedad praeguseks ajaks. No nii, koduke paistab. Mis meil siin siis kokku tuli? 5,2 kilti, 53 minti. Päris okei. Nüüd ongi plaan järgmine, et ma lähen olen natukene arvutis. Editin eelmist vlogikest, et selle saaks ülesse panna. Ja siis peakski ma arvan poes käima, õnneks täna ei ole vaja mingisugust suurt shoppamist poes teha. Ma hakkan õhtusööki valmistama ja ma valmistan täna lillkapsa porgandipüüree suppi. Ma panen sinna sisse ka sellist, meil merevaiku ei müüda, siis see peaks olema ka mingisugune juustulaadne asi, mida siis söögi tegemisel kasutatakse. Võtsin taaskord mingisuguse natukene vähe rasvasema. Võtsin sulama ka kanahakliha, mille ma panen sooja vette, et ta natukene kiiremini sulaks, siis saab ta ära praadida. Aga alustama sellest, et kõigepealt koorin ja tükeldan ära juurviljad, panen nad siia potti ilusasti podisema.
panen ühe puljongikuubiku juurde, vett panen täpselt nii palju, et kõik juurikad oleksid kaetud ja kui nad on juba pehmeks läinud, siis sau mikserdan, lisan sinna juustu ja praengi hakkliha ja tuleb siukene mõnus õhtusöök meile. Nad ongi nüüd ilusti pehmeks siin vahepeal keenud. Roland käis poes, tõi muskaatpähklid ka maitsestamiseks. Otsingi nüüd selle saumiksri otsakesed välja ja hakkan neid purustama. Nagu mega haige tegelikult ikka, kui kiiresti ja lihtsa vaevaga on võimalik nagu valmis teha nii maitsev õhtusöök. Ja ongi see nädalavahetus taas kord läbi saanud. Ma olen mega väsinud, ma olen juba pugenud teki alla ja olen täielikult valmis magama jääma. Nii kui see kaamera kukub, nii reaalselt ma olen lihtsalt, ma arvan, sekundiga nokkis, ma olen täiega väsinud. Sõime õhtusööki, sõime seda suppi, see oli lihtsalt mega hea, nagu tõesti nii kiire, nii lihtne ja nagu nii maitsev, et nagu täiega soovitan teha. Ja minu meelest nii hästi sellisesse sügisesse sobivad sellised püreesupid ka. Nüüd, kuna meil on nüüd kõrvitseid kodus siin nii palju, siis ma täiega ootan esimest korda elus ka kõrvitsepüreesuppi tegemist tegelikult. Vähemalt kindlasti sellest kõrvitsest, mis meil seal suure toa laua peal on, sellest ma kindlasti teen suppi. Me oleme nüüd reedest alates vaadanud seda Monsters Mendesi vendade seda sarja ka. Ja no, see on ikka nagu täiesti haige, nagu täiesti fucked up. Meil on 2 episoodi jäänud veel minna. Ja nagu lihtsalt, mis seal toimub. Ma olen näinud TikTokis mingisuguseid videosi, kus on siis see päriselu klipikene ja siis on see Netflixi sarjas see klipikene. Ma ei ole kunagi tahtnud neid nagu lõpuni vaadata, ehk siis tegelikult ma ei tea, kuidas see lõpeb. Nii palju on küsimärke, meil mõlemal Rolandiga. Vahepeal see on nagu nii rõve, et nagu ei tahaks edasi vaadata. Ja sellised nagu nii disgusting, aga samas nagu sa tahad seda vaadata, sa tahad aru saada nagu mida kurad, et seal toimub, on ju. Et ühesõnaga nii fucked up asja nagu ei ole väga ma näinud. Homme on mul taas trennipäev, ma lähen teen ülakehapäeva. Põhiliselt ma lähen teen tegelikult selga ja rinda. Õlad saavad sellel päeval, kui ma teen kogu kehapäeva, et siis nad saavad nagu piisavalt koormust. Aga just siis selge rind. Homme on tulemas päris pikk ja toimetusi täis päev, sest esiteks tuleb tööpäev, siis tuleb trennis ära käia. Ja kuna täna jäi ära ka meie selline pühapäevane poetiir, kus me siis ostame endale nädalaks toidukaubad, siis tuleb väike poetiir homme teha, sest mul on mingi kodujuust otsas üleüldse. Homme tuleb ka midagi süüa teha. Tuleb selline päris tegevuste rohke päev, toimetamist on ühesõnaga. Aga siinkohal ma tõmbaksingi selle blogi otsakesed kokku. Suur aitäh sulle, et sa seda videot vaatasid. Kui see video sulle meeldis, siis pane sellele videole like. Ja kui sulle üldse minu videod meeldivad, siis subscribe'i minu kanalit. Ja ega muud midagi, kui näeme juba järgmises videos. Imelist nädalat sulle. Tšau!